Trump tõstab panuseid pärast seda, kui Iraan põgenes Doha kohtumiselt. Selles osas lähevad asjad väga hästi. Aga Doha kohtumine saab võib-olla olema väga tähtis. Või võib-olla mitte, saame teada. Aga me võidame sõjaliselt. Ma ütleksin, et see on peaaegu sõjaliselt võidetud. Aga me võidame sõjaliselt. Ma ütleksin, et see on peaaegu sõjaliselt võidetud. Teheraan eitas, et neil oleks lähiajal USA-ga mingeid läbirääkimisi plaanis, isegi pärast seda, kui Washington teatas, et Steve Witkoff ja Jared Kushner lähevad Katarisse, et arutada sõja lõpetamise vastastikuse mõistmise memorandumit. Valge Maja räägib kõrgetasemelisest kohtumisest. Trump ütleb, et ta võidab sõjaliselt. Ja Teheran vastab, öeldes, et nende delegatsioon läheb Dohasse ainult tehniliste üksikasjade jälgimiseks. Just seal pinge kasvab. Siis muutub kohtumine jõuprooviks. Israel jälgib kõike tähelepanelikult, samal ajal kui ta seisab silmitsi süüdistustega Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis ja püüab tõestada, et ta ei ole isoleeritud. Ta seisab silmitsi süüdistustega ÜROs. Aversa, üks RBA-tide madratsitest, ja see on oletus, mida sa teeksid. Muutus Ungaris toimuks samuti ÜROs. Veel mitte, aga kindlasti eeldame, et see ei saa olema sama asi. Orban oli tõeline Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide sõber. Sõda peatus paberil, kuid surve jätkub kulisside taga. Mida Teheran üritab saavutada? Miks Trump karmistas tooni? Kuidas sai Dohast jõuproovi paik? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja selge sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Iraani valitsus teatas, et lähiajal ei toimu kohtumist Ameerika ametnikega. Seda ütles Esmail Bakai, Iraani välisministeeriumi pressiesindaja. Ta ütles, et Teheran keskendub vastastikuse mõistmise memorandumi täitmisele, eriti artiklitele, mis on seotud nafta müügi ja külmutatud varade vabastamisega. Bakai sõnul peaks Iraani tehniline delegatsioon selle nädala jooksul Dohasse reisima, kuid see reis ei ole seotud Trumpi esindajate kohalolekuga Kataris. Washington läks teist teed. Valge Maja teatas, et Steve Witkoff, Trumpi erisaadik ja Jared Kushner sõidavad Dohasse, et pidada kohtumisi Iraani teemal. Pressisindaja Caroline Levitt kinnitas, et Ameerika Ühendriigid täidavad oma osa vaherahust, kuid rõhutas, et vägivallale vastatakse vägivallaga. See hoiatus on oluline, sest 14-punktiline memorandum, mis allkirjastati 17. juunil, püüdis lõpetada 4-kuulise konflikti, peatada vaenutegevuse ja avada taas Hormuzi väina. See on elutähtis läbipääs ülemaailmsele nafta ja veeldatud maagaasi voolule. Iraan püüab muuta reisi Dohasse tehniliseks aruteluks, mitte poliitiliseks läbirääkimiseks. Bakai väitis, et lõpliku kokkuleppe kõnelused pole veel alanud, sest Iraani versiooni kohaselt tuleb kõigepealt täita memorandumi varasemad osad. On selge, milline on narratiiv. Kas see on õige? See ongi see narratiiv, mille teie pressiesindaja väga kiiresti välja kuulutas. Meil polnud absoluutselt mingit plaani kohtuda ameeriklastega ühelgi tasandil lähiajal, nii et midagi polnudki tühistada. Alates alguses teatas sellest ka härra Garibabadi, nagu ka mina eile. Kas see juhtub ka homme Doha linnas? Mida härra Bolsonaro väga palju ütles, oli see, et poliitika arutelu toimub Dohas. See on vestlus, kuid üsna üksikasjalik mõne vastastikuse mõistmise memorandumi punkti tegeliku rakendamise kohta. Sealhulgas punkti kohta, mis on seotud blokeeritud Iraani varade vabastamisega, mida arutatakse Katari pooltega. Seetõttu rõhutan veel kord, et ühtegi kohtumist ühelgi tasandil ei toimu. Meil ei ole Ameerika poolega lähiajal midagi plaanis. Erinevate vastastikuse mõistmise memorandumi punktide, sealhulgas eriti varade vabastamisega seotud punkti, tõhusa rakendamise protsess. Toimub praegu täielikult vastavalt plaanile. Mis puudutab 11. punkti, siis kõik vajalikud meetmed on juba nõuete kohaselt võetud. Ja loodame siiralt, et kui Jumal tahab, edeneb töö korralikult ja saavutab täielikult selle tulemuse, mida me nii väga soovime.
Washingtonis nähakse asja teisiti. Kui Teheran palus leevendust, naftat, külmutatud raha ja stabiilsust, siis peab ta laua taha ilmuma, kohustusi võtma ja lõpetama käitumise, nagu saaks ta valida ainult kokkuleppe eeliseid. Trump astus sellesse olukorda ilma tooni alandamata. Ta ütles, et Ameerika Ühendriigid on sõjaliselt võidukad ja käsitles Doha kohtumist kui midagi, mis võib olla oluline või mitte, sõltuvalt Iraani käitumisest. Kui Iraan ilmub kohale, siis ilmub ta surve all. Kui ta ei ilmu, kinnitab see muljet, et ta põgenes kohtumiselt. Pinged on seotud ka naftaga. Pärast kokkulepet, mis vähendas survet Hormuzi väinas ja avas võimaluse leevendusteks Iraani energiatoodete osas, tähistas Trump bensiinihindade langust Ameerika Ühendriikides. Tema jaoks on see nii sisepoliitiline kui ka välispoliitiline küsimus. Doha on muutunud kohaks, kus mõlemad pooled püüavad narratiivi kontrollida. Katar paistab vahenduspaigana, kuid tegelik vaidluse kese on Washingtoni ja Teherani vahel. Ameerika Ühendriigid tahavad muuta memorandumit surve ja kontrolli vahendiks. Iraan tahab esitada kokkulepet kui kohustuste nimekirja, mida ameeriklased peavad täitma enne lõplike läbirääkimiste alustamist. Israel tuleb sellesse loosse teiselt poolt. Ühinenud rahvaste organisatsioonis lükkas Iisraeli suursaadik Dani Denon tagasi süüdistused, et Iisrael ründab tsiviilisikuid, arste, humanitaartöötajaid ja ajakirjanikke. Ta ütles, et Iisrael ei sihi tsiviilisikuid ja süüdistas Ühinenud rahvaste organisatsiooni selles, et see tegutseb justkui automaatselt Iisraeli vastu. Riigid süüdistavad Iisraeli tsiviilisikute tahtlikus tapmises. Et Iisrael ründab tahtlikult arste, humanitaartöötajaid ja ajakirjanikke. Korduvalt olen ma siia tulnud ja seda selgelt öelnud. Iisrael ei ründa tsiviilisikuid. Iisrael ei ründa ajakirjanikke. Iisrael ründab terroristlikke rühmitusi. Iisrael. Aga paljud teist otsustasid täna korrata samu süüdistusi, aga paljud teist. See reaktsioon tuli Läänekalda teemalisel kohtumisel pärast seda, kui 5 Euroopa riiki hoiatasid ettevõtteid lepingute eest, mis on seotud E1 projektiga Jeruusalemmast ida pool. Denon püüdis selgelt välja öelda, et Iisrael ei nõustu olema süüpingis, samal ajal, kui ta seisab silmitsi nii terroristlike rühmituste kui ka diplomaatilise survega. Tema sõnavõtt sobib kokku kriisi laiemate oludega. Israel näeb osa rahvusvahelisest diplomaatilisest kogukonnast püüdmast Jeruusalemma isoleerida, samal ajal kui tema liitlased püüavad näidata, et see tõlgendus ei vasta tegelikkusele. Denon ise tõi välja tugevad sidemed Pärsia lahe riikidega ja mainis positiivseid arenguid Lõuna-Ameerikas, kus uus poliitiline laine on lähendanud valitsusi Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga. See või teine. Kindlasti on positiivseid suundumusi. Kõik räägivad diplomaatilisest isoleeritusest, aga on ka tead positiivseid asju. Võin sulle öelda, et suhted laheäärsete riikidega on väga tugevad. Vaata, mis toimub Lõuna-Ameerikas. On laine riike, kes saavad Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli sõpradeks. Ja tead, see on midagi uskumatut. Sellised riigid nagu Boliivia ja Tšiili, Peruu, kes minevikus võtsid Iisraeli suhtes vastandlikke seisukohti. Kolumbia, valitud president on tõeline Iisraeli sõber. Muide, poole tunni pärast lähen julgeolekunõukogusse. Raskeks aruteluks Juudamaa ja Samaariasse asunduste teemal. Arutelu juhib Kolumbia suursaadik, kuid ta on eelmise valitsuse suursaadik. Ta on vaenulik, loomulikult ründab ta meid, kuid mõne nädala pärast, augusti alguses, astub ametisse uus president, kes asendab selle suursaadiku ja seetõttu on Lõuna-Ameerikast Iisraeli toetuseks väga häid uudiseid. Kolumbia on saanud selle liikumise sümboliks. Abelardo de la Espriella võitis Kolumbia presidendi valimised ja lubas pärast Gustavo Petro valitsuse pingeid taastada suhted Iisraeli ja Ameerika Ühendriikidega. See detail on oluline, sest Danone käsitles Lõuna-Ameerika muutust tõendina, et Iisraeli isoleerimine ei ole absoluutne. Vastupidi, samal ajal kui rahvusvahelised foorumid avaldavad survet, püüavad uued parempoolsed juhid piirkonnas oma riike taas positsioneerida Washingtoni ja Jeruusalemma kõrvale. Ungari ilmus samuti Iisraeli arvestusse, kuid koos hoiatusega. Orbanit mainiti kui kindlat Iisraeli liitlast rahvusvahelistel hääletustel, kuid ta lahkus valitsusest pärast 2026. aasta aprilli valimiskaotust. Peter Magyari uus valitsus muutis poliitilist õhkkonda Budapestis. See tähendab, et Iisraelil pole enam Euroopas automaatset toetust. See võtab toetuse ära teatud režiimides, kuid samas on ka teine pool.
näiteks nägime Ungarit. Muide, kas tunnete muutust Ungaris ka ÜROs? Ei. Veel mitte, aga kindlasti eeldame, et see ei jää samaks. Orban oli tõeline Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide sõber. Ta tegutses peamiselt Euroopa Liidu sees. Euroopa Liidus on otsuste vastuvõtmiseks vaja kõigi liikmete konsensust ning iga kord, kui tehti ettepanek võtta vastu otsus Iisraeli vastu, tulid riigid nagu Hispaania, Prantsusmaa ja Orban ning ütlesid, me ei hakka seda arutama. Ma olen sellele arutelule täielikult vastu. Ta lükkas arutelu kohe tagasi. Ma arvan, et see ei ole enam nii uue valitsusega Ungaris, kuid meid on endiselt liitlasi, kes jäävad ja aitavad meid nagu Tšehhi, Bulgaaria ja teised. See tähendab, eks? Minu jaoks on oluline edastada sõnum, et me ei ole üksi. Kuigi tundub, et kõik on meie vastu, ei vasta see tõele. Meil on maailmas sõpru. Sellegipoolest mainis Stenham liitlasi nagu Tšehhi Vabariik ja Bulgaaria, et näidata, et Jeruusalemmal on endiselt olulisi diplomaatilisi sidemeid väljaspool kõige kriitilisemat telge. Israelis tugevdab valitsus samuti rahvuslikku identiteeti kui osa vastusest välisele survele. Haridusminister Yoav Kish teatas reformidest, mille eesmärk on panna juudi ja sionistlikud õpingud riigi rahastatavate avalike koolide õppekava keskmesse. Haridus, reformid, juudi ja sionistlikud õpingud, õppekava, koolid. Vaadamata raskustele jätkame hariduse edendamist. Me ei unusta juudi identiteeti, meie keskset sammast, mis kõike toetab. Meie side Iisraelimaa, Toora ja põlvkondade järjepidevusega. Oleme investeerinud 10 miljoneid Toora kui distsipliini ja traditsiooni arendamisse, et tugevdada juudi identiteeti haridussüsteemis. Programm püüab muuta juudi identiteedi õpilaste kujunemisel kohustuslikuks aluseks, suurendades eelarvet ning lisades õppekavasse piibliga, ajaloo, pärandi ja Iisraeli maaga seotud sisu. Valitsus töötab selle nimel, et tugevdada kultuurilist alust oma riigis. Väljaspood surve all olev rahvas püüab takistada oma uuel põlvkonnal kaotamast sidet oma ajaloo, usu ja legitiimsusega. Trump sidus väliskriisi ka Ameerika Ühendriikide sisemise ideoloogilise vastasseisuga. Trump pidades hiljuti kõnet, nimetas ta demokraatlike sotsialistide kandidaatide esiletõusu tõsiseks ohuks Ameerika rahvale. Zohran Bamedani ütles sel nädalal antud intervjuus, et oleks valmis olema sotsialistlike kandidaatide nägu. Kas sind teeb murelikuks sotsialismi levik maailmas? Ma arvan, et see on tegelikult meie rahvale suur oht. Sest see ei ole sotsialism, see on tegelikult kommunism. Nad kasutavad sõna sotsiaaldemokraat, sest see kõlab nii hästi, aga tegelikult räägivad nad kommunismist. Ma arvan, et see on meie rahvale suurim oht, mis üldse olemas on, võib-olla suurim, alates meie riigi loomisest. See hõlmab esimest maailmasõda, teist maailmasõda, 11. septembrit. See hõlmab ka rünnakut Pearl Harborile. Ma arvan, et see on meie rahva suurim oht. Inimesed võivad selle peale naerda, aga targad inimesed ütlevad, tead, tal on ilmselt õigus. See tähendab sisuliselt kommunismi toomist Ameerika Ühendriikidesse. Midagi nii ohtlikku pole kunagi varem olnud. Aitäh! See avaldus tehti vahevalimiste kontekstis. Nõrkus Iraani suhtes ja radikaalse vasakpoolsuse pealetung on osa samast probleemist. Kui Trump ütleb, et juhib terve mõistusega, püüab ta vastandada oma seisukohta sellele, mida ta nimetab ideoloogiliseks segaduseks. Iraani puhul tähendab terve mõistus seda, et Teherani ei premeerita, kui Teheran keeldub läbirääkimistest. Sisemaises kontekstis tähendab see kommunismi ründamist kui otsest ohtu Ameerika elule. Kas Iraan täidab oma lubadused või muutub kohtumisest hoidumine kõnekamaks kui ükskõik milline ametlik avaldus? Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat PIX võtmekoodi. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on anda teile tõest teavet. Teie toetus aitab meil jätkata.